No kui täna hommikul oleks siin Põhja-Eestis mõnele inimesele öelnud, et lähme rahulikult golfi mängima, siis oleks kindlasti mind kaigastega toast välja aetud, et kuhu sa sellise vihmaga ikka lähed. Aga oli neid inimesi ja neid inimesi oli palju, kes golfi tulid täna TV3 Openit golfis mängima ja rahulolu on põhjendatud, päikegi tuli õhtuks välja. Tõepoolest, kui ikka kallab lakkamatult, siis väga golfirajal ei kutsu. Pika ajalooga TV3 Open on aga nii kõva märgi maha saanud, et sellest niisama ei loobuta. Vihmase päeva lõpuks loomulikult oli neid, kes oma tulemusega olid väga rahul, teisalt aga polnud puudus mängijatest, kes endale suuremad ja kõrgemad eesmärgid seadnud ning siis on hea kõik see vihma süüks ajada. See 40 inimest golfiga, vihmaga koos hommikul, rõõmsad näod, õige varustus, et eks Eesti ilmaga peab ju arvestama, et golf on selline spordiala, kus ilmafaktor on küll oluline, aga tegelikult mitte kõige tähtsam. Et golf toob alati hea seltskonna kokku, et tõesti täna hoolimata sellest, et praktiliselt terve golfipäev ja võistlus saatis meid vihm, nüüd on autasustamiseks, tuleb päike välja, et siis on inimeste näod rõõmsad ja TV3 Openit golfis on peetud juba 16 aastat ja selle ala kalendris kindlasti üks väga pikkade traditsioonidega võistlus. Samas annab selline ühine üritus ka meediaettevõtetele ennast võimaluse näidata ja partnereid tänada. Golf on üks spordiala, mis toob inimesed kokku ja ühendab. Kuna saab mängida neli inimest üheskoos, saab 4,5 vahel 5 tundi mõnusalt värskes õhus aega veeta, saab rääkida nii tööjuttu, saab rääkida niisama juttu ja samal ajal sportida ja tegelikult väga palju samme ja saab veel ka meeskondliku mängu ja saab ka individuaalselt endaga võistelda. Aga ikkagi auhindu jagus väga erinevaid ja paljudele, näiteks kas või TV3 uudiste poolt välja pandud 8. raja parim tulemus naiste hulgas. Kerli Maro, palju õnne! Lõpuks oli käes suure loosiauhinna aeg, mille välja pannud testuur ja mis annab võitjale 2500 eurose reisikrediidi. Ma ei tea, kuidas tal tulemus rajal oli, aga meeldib on seda auhinda üle anda naiste rahvale. Külli Esko! Kuidas tänane võistlus läks, oli vist väga raju, eriti just ilma poolest vaadatuna. Oli tõesti, aga nagu ma ütlesin, et siin omavahel arutasime, et seltskond on ju tore, ilm on kõigil sama ja üks hea asi, mis kõik osalejad otsustasid, et hea oli ju see, et vähemalt alt üles ei sadanud midagi, nii et selles mõttes on suured võidud, väikesed võidud. Tuleb see pigem golfireis või puhkusereis? Ausalt öeldes ma ei ole selle peale üldse mõelnudki, võib-olla nii ja naa. Nüüd on põhjust hakata planeerima.